Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema arutlemiseks on nõuanded. Idee teema arendamiseks saime Thomas Fullerilt. Ta on öelnud: kui nõuanne on hea, siis pole tähtis, kes selle andis. Elu jooksul kohtume paljude erinevate inimestega, kes jagavad meiega oma teadmisi, kogemusi ja nõuandeid. Mõnikord tuleb nõuanne ootamatult või allikalt, kellelt me seda üldse ei oodanud. Kuid kui nõuanne on tõepoolest hea ja kasulik, siis pole tähtis, kes selle meile andis. Oluline on keskenduda sisule, mitte formaadile või allikale. Inimesed, kes annavad meile nõu, võivad olla erinevas vanuses, taustaga, kogemustega ja teadmistega. Nad võivad olla meie sõbrad, perekond, mentorid, juhendajad või isegi täiesti võõrad. Lisaks võib mõni hea nõuanne saabuda meile ebameeldivalt inimeselt. Meie loomulik kalduvus on usaldada rohkem neid, keda tunneme hästi või kellel on kõrge reputatsioon. Kuid tõde on see, et väärtuslikud teadmised võivad tulla ükskõik kellelt, olenemata nende taustast või staatusest. Hea nõuanne on selline, mis on asjakohane, praktiline ja toob kaasa positiivseid tulemusi. See on teadmistepõhine, põhjendatud ja lähtub konkreetsest olukorrast või probleemist. Hea nõuanne pakub selgust, juhendamist ja perspektiivi ning aitab meil teha informeeritud otsuseid. Allikas, kust nõuanne tuleb, ei määra selle väärtust ega usaldusväärsust. Isegi kui nõuanne tuleb meie eakaaslaselt, noorelt inimeselt või keegi meile tundmatult, ei tähenda see, et see oleks automaatselt halb või ebaoluline. Kõigil inimestel on oma unikaalne elukogemus ja perspektiiv, mis võib tuua uusi ideid ja lähenemisviise. Samuti võivad mõnikord väljastpoolt tulnud nõuanded olla värsked, erapooletud ja objektiivsed, kuna need ei ole seotud meie isiklike suhete või huvidega. Oluline on olla avatud uutele ideedele ja perspektiividele ning mitte vaadata eelarvamusega sellele, kes meile nõu andis. Parim viis hindamiseks on pöörata tähelepanu sisule ja analüüsida, kuidas see meie olukorda või probleemi lahendamist toetab. Kui nõuanne on loogiline, praktiline ja kasulik, siis on see väärtuslik sõltumata sellest, kes selle meile andis. Lisaks võib erinevatelt allikatelt nõuannete kogumine olla kasulik. Saame koguda mitmekülgse perspektiivi, arvestades erinevate inimeste arvamusi ja kogemusi. See aitab meil langetada paremaid otsuseid ja leida sobivaimad lahendused. Oluline on meie enda kriitiline mõtlemine ja võime filtreerida saadud nõuandeid, valides välja parima ja kohandades seda vastavalt meie vajadustele. Kokkuvõttes, kui nõuanne on hea, siis pole tähtis, kes selle andis. Oluline on keskenduda sisule, praktilisusele ja kasulikkusele. Väärtuslikud teadmised võivad tulla igalt poolt, igaühelt ja igal ajal. Oluline on olla avatud erinevatele vaadetele ja arvestada mitmekesiseid perspektiive. Kui suudame hindamisprotsessis jätta kõrvale väärtusetud eelarvamused, võime leida enda jaoks üllatavaid tarkuseteri ja lahendusi, mis viivad meid edasi meie isiklikus arengus ja edu saavutamisel. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!